Tere, hea Tallinna liikluspildi vaataja! Tänases saates analüüsime Tallinna kesklinna politseijaoskonna patrullülema Taavi Kirsiga liikluse olukorda. Samuti kuulame ära ühe liikleja loo, kes elas üle tõeliselt raske liiklusõnnetuse. Ja professor Taago Antoviga arutleme juhi rollist ja abivahenditest sõidukis ning läheme otsime ka ühe sõiduki, milles on siis rida uusi ja kaasaegseid abivahendeid. Ja eelmise nädala liiklusraport räägib meile 11 suuremast liiklusõnnetusest Tallinnas. 2 tõsisemat ja suuremat liiklusõnnetust leidsid aset Järvevana teel. Ühe liiklusõnnetuse puhul said kannatada 2 inimest. Lume saabumine näitas, et liiklusõnnetuste arv kasvas hüppaliselt ja ka Järvevana tee liiklusõnnetuste üheks teguriks võib lugeda kindlasti libeduse ja mittesobiliku sõidukiiruse ja ebasobilikud juhtimisvõtted. Järvevana tee liiklusõnnetuste puhul aga oli väga kummaliseks asjaoluks see, et möödasõitjad ei pidanud paljuks võtta välja mobiiltelefon ja filmida liiklusõnnetust. Tuletame siinkohal meelde, et juhtimine linna tingimustes peab toimuma selliselt, et lisavahendeid, lisaseadmeid ja mobiiltelefoni ei kasutata. Kahjuks peame nentima, et mitmed sõitjad, sõites mööda liiklusõnnetuse kohast, kasutasid mobiiltelefoni liiklusõnnetuse filmimiseks. Ja juba varasemalt anname teada, et alates 5. veebruarist on oluliselt muutumas liikluskorraldus Laagna teel, Türnpuu ja Vilmsi tänava piirkonnas. Nimelt algavad seal Gonsiori tänava tööde ettevalmistustööd ja seoses sellega suunatakse Laagna tänavalt liiklus Tartu maanteele, kasutades selleks Lubja tänavat. Kõige paremat olukorda liikluse hetkeseisust omab politsei. Täna on meil Foorikeskuses külas Taavi Kirss, kes on Põhjaprefektuuri kesklinna politseijaoskonna patrulli juht. Härra Taavi Kirss, kuidas algas 2018 aasta liikluses? Ma arvan, kesklinna politseijaoskonnal hakkas 2018 kõigepealt ühe suurema avariiga kohe, et Telliskivi ja Rohu tänava ristmikul toimus liiklusõnnetus, kus oli siis kolm liikluses vigastatud, mis on väga halb näitaja. Teades tegelikult seda asukohta, siis 2016. aastal oli seal päris mitmeid õnnetusi, kus kohas inimesed vigastada said. Eelmisel aastal oli siis teeomanikuna Tallinna linn teinud seal liikluskorralduses muudatusi, pannud lisa liiklusmärke ülesse ja eelmise aasta jooksul seal liiklusõnnetusi toimus, aga vigastada keegi inimestest ei saanud. Ja selle aasta algus siis kohe 1. jaanuar toimus liiklusõnnetus, kus oli 3 kannatanut. Mis on see fenomen politsei hinnangul? Miks autojuhid ikkagi teed ei anna ja ristmikule välja sõidavad ja seal liiklusõnnetuse Rohu ja Telliskivi ristil põhjustavad? Tõsi ta on, et tegelikult kui mööda Rohu tänavat sõita, siis liiklusmärke oli väljas päris palju. Raske on öelda, miks inimesed rikuvad. Ent iga päev on seda liikluses tegelikult näha, et kellel on kiire kusagil punktist A punkti B jõudmisega, võib-olla peetakse ennast nagu tähtsamaks teistest kaasliiklejatest, ei panda liiklusmärke tähele, kehtivat liikluskorraldust ja seejärel siis sõidetakse kas kellelegi ette, sõidetakse jalakäijale otsa, sõidetakse teisele autole tagant otsa, külje pealt sisse ja selliseid õnnetusi juhtub kahjuks kogu aeg. Ehk siis politsei alati tahab nagu meelde tuletada kõikidele juhtidele ja kõikidele liiklusosalejatele, et küll on jah oluline see, mida mina teen oma elus, aga minu käitumisega, oma käitumisega mõjutan ma teisi kaasliiklejaid kogu aeg. Et kui on liikluskorraldus üles pandud, siis palun jälgige kehtivat liikluskorraldust.
proovige ikkagi süveneda sellesse kehtivasse liikluskorraldusse ja kui me läheme vastuollu sellega, siis saavad kannatada lihtsalt meie enda kaasliiklejad. Ja seda traagikat ei ole ilmselt mitte kellelegi meie perekondades vaja. Ma saan aru niimoodi, et kesklinna politseipatrullid teenindavad erinevaid väljakutseid, lahendavad erinevaid olukordi, aga üks osa ja vist ka mitte väike osa on tegelikult liiklusjärelevalve. Et teostades nüüd liiklusjärelevalvet, millised liiklusõnnetused on kasvutrendis ja millised on siis langustrendid? Kesklinna politsei, nagu kõik teised ka politseiaskonnad üle Eesti, põhiliselt ju panustavad nii liiklusjärelevalvesse kui avaliku korra tagamisse ja need on meie patrullide peamised ülesanded. Ja loomulikult siin juures ka kõik reageerimised erinevatele väljakutsetele. Aga mis on nagu liikluses praegu trendina hakanud pead tõstma, on alates eelmise aasta lõpust jalakäijatega seonduvad liiklusõnnetused just reguleerimata ülekäiguradadel. Reguleerimata ülekäigurada on täpselt see koht, kus kohas ei tohiks mitte kunagi olla siis see jalakäija ohustatud. Et väga kahetsusväärne, et sellised õnnetused toimunud on üldse. Ülekäigurajal on, reguleerimata ülekäigurajal just on sõidukijuhil kohustus anda teed jalakäijale. Aga mis asjaolud nagu seal veel välja tulevad, miks see õnnetus ikkagi juhtub, et kas on alati sõidukijuht süüdi? Reguleerimata ülekäigurajal on vastutus nii jalakäijal endal kui ka sõidukijuhil. Et politsei poolt tahame seda meelde tuletada, et kui jalakäija hakkab reguleerimata ülekäiguradal sõiduteed ületama, siis ta peab enne veenduma selles, et sõidukijuht on teda märganud. Täna kasutatakse palju MP3 mängijaid, muusika on kõrvas, ma süvenen enda tegemistesse ja võib-olla ma ei vaata liikluses nii vasakule paremale, nagu me varasemalt oleme õppinud seda tegema. See läheb meelest ära, sealt astun liiklusesse ja saan vigastada. Võin saada vigastada. Seega siis jalakäija, kui ta reguleerimata ülekäigurajale läheneb ja enne, kui ta siis sõiduteele astub, peab jälgima, et autojuht on teda märganud ja ta on peatunud. Teine faktor on siin kindlasti autojuht ise. Et küll on Tallinnas mitmeid selliseid kohti, kus on 1, 2, 3 sõidurida ühes suunas liikumas, mis on omaette ohtlikud juba. Aga sõidukijuhile on alati oluline see, et kui ta reguleerimata ülekäigurajale läheneb, siis ta peaks oma kiiruse kindlasti maha võtma ja olema ka veendunud, et ta saab seisma jääda selle kiirusega, mis tal on siis. Et praegu on talvine aeg, teed on libedad, lund väga palju küll ei ole, pimedus on, et autojuhid ikkagi hoog maha ülekäiguradade juures, jälgige, mis teie ümber toimub ja ärge kiirustage. Ühe faktori võib veel tuua siia, et kui sul on mitu sõidurada siis ühes suunas liikumas, siis ma ütlen ette, et liiklejad ise, kui ka meie politsei poolt oleme päris palju märganud seda, et kui sinu kõrval sõidurajal sõiduk on seisma jäänud, siis pahatihti tuleb selle taustalt, tagant tuleb teine sõiduk ja kes ei peatu ülekäigurajas ja võib tekkida liiklusohtlik olukord ja jalakäija saab jälle kannatada. Et kui sinu kõrval on siis sõiduk peatunud, siis liikluses tuleb ka endal teha kohe stopp autojuhil. Ja järgnevaks kuulame ära ühe liikleja loo, kes elas üle raske liiklusõnnetuse. Kindlasti on siit midagi, mida endale meelde jätta ja mida ohutu liiklemise jaoks tulevikus ise arvestada. Janne, 31. juuli 2012 sa ärkasid hommikul üles. Mida sa nägid, mida sa ootasid sellelt päevalt? Ma arvan, et ma kohe hommikul nagu midagi oodata ei osanud just sellepärast, et mul oli hinges sihuke rahulolu. Mul oli esimene päev üle pika aja, kus ma sain võtta aega ainult iseendale, sest just eelmisel õhtul olin ma oma esimese tütre jätnud vanama juurde, kes pidi sinna jääma nädal lõpuni. Ehk siis mind ootas ees 5 vaba päeva, aeg iseendale. Ja päike paistis, suveaeg oli, imeilus ilm oli,
õhtuks tegin juba kohe plaanid grillima minna sugulaste juurde. Põhjuse leidsin ka. Oli ju laenatud mõningaid tööriistu, mis oli vaja tagasi viia ja siis oli ju tore põhjus ka õhtu grillida. Ja selle järgi ma oma päevakavaga üles ehitasin, et õhtul siis peale tööpäeva minna sugulaste külla. Kas sa aimasid, et sellel päeval võib sinuga midagi juhtuda? Ei, kindlasti mitte. Mingeid märke ju selleks ei olnud. Päike säras ikka samamoodi. Aga mis siis juhtus sellel päeval? Juhtus see, et kui ma jõudsin oma päevaga nii kaugele, et hakata sättima sugulaste poole, siis oli meil vaja käia lennujaama juurest läbi, et vahetada tööauto isikliku auto vastu. Ja me startisime Mustamäe tee juurest ja läksime mööda Tammsaare teed, et minna siia Järvevana pikendusele, et sealt kaudu siis jõuda Mõiku. Küll aga juhtus meil liiklusõnnetus. Siin Järvevana tee raudteeülesõidu kohal juhtus aastaid tagasi tõsine liiklusõnnetus. Põrkasid kokku 2 sõidukit ja peale liiklusõnnetust jäid sõidukid sisuliselt raudteele. Transpordiamet teostas siin peale liiklusõnnetust sõidukiiruse mõõtmised ning mõõtmistulemused näitasid, et kuigi tegemist on 50-kilomeetrise piirkiirusega, sõidetakse siin 85% juhtumitest üle lubatud sõidukiiruse. See on tegelikult koht, kus on tegemist väga ohtliku samatasandilise raudteeülesõiduga ja juhid peaks vähendama siin sõidukiiruse lubatu piiresse. Sa istusid autos. Kus kohas sa autos istusid? Mina olin kõrvalistuja, sest et ma ootasin ka 6. kuud oma teist last ja vahelduseks istuda kõrvalistmel on ka tore. Ja too päev valisin ma endale just nimelt kõrvalistuja koha. Kas sul oli turvavöö kinni? Absoluutselt. Mul oli veel käekott, oli pandud turvavöö ja oma kõhu vahele. Ma ei tea, miks isegi, aga ma kuidagi panin oma käekoti selliselt, et see turvavöö ei tõmmaks nagu vastu kõhtu, kui peaks mingi järsk pidurdus või mingi manööver olema, et siis see kott nagu pehmendaks justkui mu kõhubeebi olekut. Kui te jõudsite sellele Järvevana tee raudteeülesõidu kohale, mida sa nägid? Kas sa nägid ja mida sa nägid? Jaa, ma nägin seepärast, et kuna ma istusin üle pika aja kõrvalistmel, siis mul oli võimalus liiklust jälgida ja üks hetk ma nägin seda, kui me lähenesime just nimelt see raudtee ülesõidule, siis nägin, kuidas vastassuuna vööndist tuli üks sõiduauto, mis hakkas kalduma nagu meie poole. Nii kui lõppesid ära need tee keskmes olevad piirded, siis sõitis see auto juhi poolse esirattaga üle liiklusmärgi, selle poolkivi, mis need hoiavad liiklusmärki püsti, üle selle ja õhust lendas meile külje pealt sisse juhi poolt. Toimus piruett, ma ei tea, mitu neid oli, tol hetkel tundus, et neid oli päris mitu ja ma mõtlesin tükk aega, et millal see hetk nüüd on, kui see kõik seisu jääme. Aga see oli päris järsk. Kui toimus kokkupõrge, kas seda oli kuulda, oli seda tunda? Mis tunded sinus olid siis? See oli üks suur pauk lihtsalt minu jaoks. Ja korraks nagu võpatasin paremale ja siis ma lihtsalt olingi selles tiirlevas, pöörlevas autos ja ootasin see hetke, et me jääks seisma. Samal ajal ma vaatasin üle parema õla, et kas tagant tulijad nägid seda, kas keegi on veel minu poolt sisse tulemas, et see hirm oli minus küll. Aga õnneks ei olnud midagi sellist, mis oleks ka minu poolt sisse tulnud ja siis ma tundsin kuidagi kergendust. Kuhu sa pöörasid oma pilgu, kui auto oli pöörlemise jätkunud ja mida sa nägid? Nägin seda, et rool, juhi rool
oli liikunud nagu nii olulisel määral minu poole, et ta oli praktiliselt minu ees oleva Bardatšoki vasakus servas, mis tõttu tekitas see minus väga suurt hirmutunnet ja tundsin, et juht on justkui minu vastus. Aga ma ei julenud oma pilku pöörata sinnapoole ja see oli mul teadlik valik. Sa olid kõrvalistuja ja äkki oli sinu ette tekkinud rool. Ja. Ja sa teadsid, et sinust vasakul peaks olema autojuht. Ja. Ja sa ei julenud vaadata sinnapoole? Ei. Mis edasi sai? Edasi sai see, et ma enda mõtlesin, et huvitav, kas keegi on juba teatanud. Ennast ma ei julenud liigutada, sest ma ei teadnud, mis seisus mul laps on. Juhi käest ma ei julenud mitte midagi küsida ja ma ei julenud ka sinnapoole oma pead pöörata. Ja seda lihtsalt sel põhjusel, et ma ei teadnud, mis mind sealt poolt ees ootab. See oli justkui teadlik valik, aga mingil hetkel ta küsis, et mis juhtus. Siis mul nagu justkui oleks kivikoorem õlgadelt langenud ja ma tajusin seda, et ka tema on elus, et kõik on nagu selles mõttes korras, et ta on elus. Ja kas sa vaatasid teda? Siis ma juba vaatasin. Ja mis sa nägid? Ma nägingi seda, et ta oli oma istmega praktiliselt minu istme alla nihkunud. Ta nägu, riided, kõik olid üleni verised. Aga ta ei liigutanud, ta oli ainult ühes asendis ja ta ütles nii palju, et ma olen kinni, ma ei saa liigutada. Ja see oli kogu meie vestlus, sest et sellel hetkel jõudis kohale juba kiirabi, jõudis kohale politsei, Päästeamet. Kui tõsised olid autojuhi vigastused? Autojuhil oli vasaku jala 4 varvaluud katki, need pandi traatidega uuesti paika ja sirgeks, sest need olid, varvaste osa oli pedaalide alla nagu tagurpidi murdunud ja sinna kinni jäänud. Siis tal oli küünarluu oli kildudeks, see plaaditi ta kokku ja siis olid ka sisemised verejooksud tekkinud. Kas liiklusõnnetuses teine osalenu, kes nagu video pealt on näha, sõitis vastassuuna vööndisse teie autole otsa? Kas ta võttis teiega ühendus, kas ta tundis huvi teie käekäigu vastu, kas ta aitas teid sellel raskel ajal? Kellegil polnud justkui asja sellest, et kas veel sündimata lapsega on kõik korras, kas juht on saanud sellest õnnetusest saadud vigastustest terveks või kuidas on olukord, et tegelikult pool aastat olla haiguslehel on ka majanduslikult raske olukord ühele perele. Et see ei ole lihtne kindlasti mitte kellegile. See liiklusõnnetus muutis Janne pere elu ja suhtumist liiklusohutusse. Janne peres on oluline ohutu liiklemine, samuti ka turvavöö kasutamine. Oli mul vaja kuidagi nende selgeks teha, mis võib juhtuda, kui turvavööd ei ole kinni pandud. Ja peale seda meil rohkem seda küsimust ei ole isegi mitte tekkinud, et see oligi siuke teadlik ja siinsamas kodumaja juures äkkpidurdamine, et ta saaks ja tajuks, mida tähendab turvavöö mitte kinni panemine. Miks peab panema turvavöö autos kinni? Siis võib juhtuda autoõnnetused ja sa lendad autost ära. Meie sõidukid muutuvad pidevalt targemaks ja sõiduki juhi roll ja sõiduki enda roll, nende tasakaal on muutumas. Selle teema üle arutleme täna professor Tago Antoviga. Kas tänast autojuhtimist ja liikluses osalemist ei võeta liiga loomulikule, et
et vanasti, kui sõidukirooli istuti, siis ikkagi pöörati tähelepanu, valmistati ette, joodi tass kohvi, pandi maršruut paika. Tänapäeval autosõitmine, see käib nagu muu seas. Et kas siin võib olla äkki probleem? Päris kindlasti nii ongi, et autojuhtimine ei ole enam ju nii eriline tegevus. Et võib-olla siin 30-40 aastat tagasi, kui autojuht oli vähe ja auto omamine oli eriline asi, auto sõitmine oli eriline asi, siis nüüd on muutunud see tavapäraseks elu osaks, et me väga palju ei mõtle, et me sõidame, me tegelikult tegeleme lihtsalt ühe tavalise tegevusega päevas, mis tõesti sarnaneb kas kohvi joomisele või päevasele lõunale või millele iganes. Et paraku jah, ma julgen arvata, et liiklemine liikluses on tegelikult muutunud üsna tavapäraseks ja ta ei ole enam nii eriline sündmus, kuigi liiklus on tegelikult üks väheseid asju, kus sellega kaasnevad tunduvalt suuremad riskid kui muudes tegevustes. Tulles nüüd tagasi selle inimfaktori juurde, millest me üle ega ümber ei saa ja kauges tulevikus on paistmas helgem valgus tehisintellekti abi näol, siis minu küsimus oleks selline, et kuidas välistada tehisintellekti faktorit samalaadselt nagu on inimfaktor? See on üsna keeruline küsimus, et lõppude lõpuks ju tehisintellekt ei tee ju midagi ise. Et kõik need tehnilised lahendused, millega me täna tegelikult liikluses siis püüame nagu neid sisse tuua ja neid aidata ja üks peamise eesmärke selle juures on tõepoolest see, et meil oleks vähem õnnetusi, et inimesed ei saaks viga või hoidku jumal surma, siis tegelikult ju nende lahenduste kavandamine on samuti inimtegevus. Et ma julgeks tegelikult arvata seda, et tuleviku suund on pigem nagu see, et meie autojuhi roll hakkab muutuma pigem nagu liikluses osaleja rolliks. Ja üha tähtsamaks muutub tegelikult see, kuidas liiklust korraldatakse, kes seda teeb, milliste vahenditega, mitte nii väga, millised on meie auto juhtimise füüsilised oskused, kuna seda rolli tegelikult võtab auto järjest rohkem ise üle ja tõenäoliselt saab sellega veidi paremini. Kas tulevikus võiks siis autojuhi roll olla pigem tehisintellekti toimetamise jälgimine ja vajadusel sekkumine, nii nagu see täna on lennunduses? No, tõenäoliselt on see midagi taolist tõepoolest, et tõenäoliselt see autojuhi enda roll liikluses otsuseid teha kahaneb, aga ta kindlasti ei muutu nulliks. Aga tõenäoliselt mingil hetkel muutub üha tähtsamaks nende inimeste roll, kes tegelikult nagu liikluse lahendusi kavandavad. Et mis siis on tegelikult need käitumise mailid, millised on tegelikult need asjaolud, mida siis juht näeb või ei näe, kuidas ta neid tajub või ei taju. Ja kolmas asi, mis on, et vaatamata sellele, et meil tehnoloogia areneb, paraku füüsikaseadused jäävad vist paika. Mõnikord me kipume liikluses arvestama nagu sellega, et kui meil kõik toimub suurepäraselt, et siis nagu füüsikareeglid enam ei kehtiks, et need võib ära unustada, et meil ei ole enam nagu pidurdusmaad ja näiteks libedusega seonduvaid asjaolusid. Seda nimetatakse liiklusohutuse teoorias riski kompenseerimiseks, et mida rohkem on meil abilisi, seda vähem me endale nagu tegelikult sellega isikliku riski võtame ja usume sellesse tehnoloogiasse. Ohud on siin kahtlemata olemas. Juba tänastes autodes, kui täna sõita, on üsna palju asju, mis sul midagi piiksuvad ja kui väga palju asju piiksub, siis mingil hetkel ma lihtsalt kipun neid piikse eirama, et pole tähtis. Ma ei tea, küllap auto saab selle asjaga ise hakkama. Et ma kardan, et inimese roll ei kao nii ruttu, kui me tegelikult mõnikord tahame ja see inimese roll võib-olla just nimelt selle liikluskeskkonna kavandamises isegi kasvab võrreldes tänasega. Kõige parema ülevaate autojuhile olevatest abivahenditest saab ikkagi siis, kui autot ennast lähedalt vaadata. Oleme tulnud kaameraga siia välja ja ühes parklas leidnud sellise uuema mudeli auto ja vaatame, kas saame seda autot äkki lähemalt ka kaeda ja tulebki auto loodetavasti juht. Tere päevast! Tallinna liikluspilt, teil on selline uuem auto, ilmselt on ka siin igasuguseid abivahendeid. Kas te tutvustaksite meile oma autot, palun? Tere, jaa, võib tutvustada, palun, tulge sisse. Aitäh! Olge hea, öelge, mis aasta mudeliga tegemist on? 2017 aasta mudel on see. Ja mis abivahendeid siin on? Kas see auto sõidab juba päris ise või tuleb juhil ikkagi ka midagi teha veel? No päris ise ta ei sõida, et käsi tuleb rooli peal hoida, aga peaaegu ise sõidab. Aga mis on selline uuenduslik uus asi, mida varasemalt ei ole nagu autodel väga palju olnud? Kas on mingisugune abivahend tänastesse ilmaoludesse näiteks? No, abivahendeid on siin palju peal. Tänastesse ilmaoludesse võib-olla tooks esile ilmaradari. Kui sõita punktist A punkti B, siis on võimalus näha, mis ootab sind punktis B, millised ilmatingimused on pilveradar. See näitab siis ära, kus on tulemas sademed ja
ja kus võib siis ka päike paista. Just, enam ei pea füüsiliselt nuppu vajutama, et võid kätt viibata ja siis auto reageerib erinevatele viibetele. Mismoodi käib siis selle heli muutmine näiteks, kui on soov kuulata raadiot kõvemini? Heli saab muuta kruttides näppu paremale, läheb ta valjemaks, kruttides vasakule läheb ta vaiksemaks. Kõne vastuvõtmine käib, et kui kõne tuleb sisse, viipad näppu ja automaatselt on kõne aktiivne. Nii et üks osa sõiduki juhtimisest on juba sisuliselt käeviibetega. Kas on võimalik ka häälkäsklusi anda autole? Ja on võimalik ka häälkäsklusi, näiteks kui kasutada navigatsioonisüsteemi ja leida lõpp-punkt, siis piisab häälkäsklusega aadressi ütlemisest. Või teha ka kõne, näiteks öelda inimese nimi, kes on sul märkmikus ja auto leiab selle ise märkmikust üles. Ja sõidutab õigesse kohta? Sõidutab õigesse kohta või siis helistab õigesse kohta. Et kui tekib mingi takistus kuskile pimedasse nurka või jookseb väike laps kuskil parklas auto ette, siis auto on suuteline ise pidurdama ennast. Tal on laser esituled, mis on ka siis täisintelligentsed. Ta suudab tuvastada vastu tuleva auto, vastavalt sellele ta siis muudab oma esitulede valgusvihte ja lülitab ka vajadusel siis täistuled lähitulede peale ja uuesti ka vastupidi. Kui nüüd seda autot võrrelda 10 aastat vana autoga, et kui suur vahe on juhi seisukohalt? 10 aastat tagasi on ka juba tegelikult ju lisasi tulnud, aga kui võrrelda siin 20 aastat tagasi, siis ma arvan, et rattad on ühesugused. Kõiksugused abistavad lisaseadmed on väga head, mis juhti aitavad. Aga siinkohas tuleb alati meeles pidada seda, et nad ongi üksnes abiseadmed. Soovime teile meeldivat ja ohutut liiklemist. Head aega!